Tere, head vaatajad! Tere ka minu poolt. Käes on põhimõtteliselt võib öelda, et kuum suvi, mis siis, et käes on alles mai, aga vaatame, kuidas siis see palavus ja kuumus on turgusid mõjutanud. Saate teises pooles vaatame, kuidas kuumus on mõjutanud põllumeestootsi. Aga kõigepealt, Marge, anna palun ülevaadet, kuidas see kuumus on mõjutanud ja kus kohas meil siis üldse ilmaprobleemid on? Võib-olla võtame kõigepealt ette ikkagi Matifi pildi graafiku, et me näeme tegelikult, et Matif on väga kiiresti viimastel nädalatel üles läinud, et püst loodis sõna otseses mõttes, et Matifi tase detsembrist nisu Matifist on juba siin üle 270 ja Rapsi Matif siis puudutas ka siin 500 piiri ära. Et mis need põhjused on, miks on nisu hinnad ja viljahinnad nii kiiresti üles läinud, ongi tegelikult ilm, et palavus ja kuivus ja kui me lähme nüüd regiooniti, siis kõige rohkem on praegu fookuses ikkagi Must meri ja Venemaa ilm. Ja selle ümber on muidugi ka väga palju spekulatiivset ja iga päev tegelikult mingid uudiseid läbi imbub. No probleem ongi see, et igasse infosse tuleb natuke ettevaatlikult suhtuda, sest ega mingit väga ametlikku infot ju ei ole ja ei saa ka niimoodi eeldada, et nüüd mingid välismaised spetsialistid sinna põldudele lähevad ja vaatama, et tegelikult tulebki see info, mis siis läbi nagu tuleb, kas siis läbi Venemaa põllumeeste või siis ka Venemaa põllumajandusministeeriumi. Igal juhul on siis kogu aeg Venemaa nisusaaki vähendatud ja nende vähendamiste osas siin ka viimase paari nädala jooksulgi on see lõtk olnud oma 6 miljoni tonni võrra. Nii et kui me võrdleme eelmise aastaga, siis praeguseks on vähendatud Venemaa saaki, ütleme ka siin julgelt 10 miljoni tonni võrreldes siis eelmise aastaga ja mõned analüütikud arvavad, et isegi alla 80 miljoni tonni võib Venemaa nisusaak jääda. Et miks need numbrid nii väga erinevad on ja miks tuleb ka sellist tüki kaupa seda informatsiooni, et kui siin paar nädalat tagasi Venemaa teadlased võib-olla on 300 000 hektarit saanud kuiva ja külmakahjustusi, siis tõsteti seda 500 000 hektarile ja nüüd siin paar päeva tagasi tuli info, et võib-olla on see hoopis 1,5 miljonit hektarit, aga võib-olla isegi 2 miljonit hektarit ja kui see nüüd saaki siis ümber arvestada, siis sealt need numbrid 80 miljonit tonni või 78 miljonit tonni nisusaaki siis tulebki. Aga fakt on, et probleem seal on nii kuiv kui külm ja see siis toob nisusaaki alla. Mitte ainult see nisusaak ei vähenda nii-öelda kogu maailma nisusaaki ja ei vii Matifit üles, vaid sellele on reageerinud ka fondid. Et kui enne seda ilmaturgu fondid olid nii-öelda siis positsioonis, kus nad nägid, et tegelikult nisu hind tuleb alla ja nad olid müünud väga palju futuure, siis see ilmarisk ja see ilmaturg, mis nüüd globaalselt on, panid fondid täiesti teistsugusesse tegevusse ja nad hakkasid ostma futuure tagasi ja kui midagi väga ostetakse, siis see viibki nii-öelda selle hinna üles ja nii juhtus ka tegelikult nisu Matifiga, et kui kogu aeg seda ostetakse, siis nisu Matif väga kiiresti päevas oma siin 10 eurot üles läks ja nii me oleme jõudnud siia siis 270 euroni detsembri Matifist. Ja fondid ongi nüüd muutnud oma positsiooni, nad täna ongi nii-öelda lühikeses positsioonis, pikas positsioonis, et nüüd on jälle teine küsimus, et kas nad suurendavad oma seda positsiooni, kas nad ostavad juurde, kas nad näevad, et see ilmarisk püsib või siis tahavad võtta nüüd kasumit välja ja hakkavad müüma. Et väga huvitav seis iseenesest. Aga kui vaadata nüüd ikkagi seda Venemaa ilma, siis kui me vaatame ettepoole, siis ka tegelikult lähi 2 nädalat näitab, et suuri muutusi ei ole. Ikkagi püsib kuiv ja kohati ka siis külm teatud piirkondades. Nii et see kõige suurem piirkond, kus kõige rohkem tegelikult nisu tuleb, on siis kuiva käes ja Siberi piirkond ja seal, kus on suviviljad, see on siis just külma käes. Teine probleemne piirkond on meil Euroopa, et kui meil siin Eestis on kuiv ja palav, siis tegelikult Lääne-Euroopa on võidelnud kogu aeg liigsademetega, et nii Prantsusmaal kui Saksamaal on olnud seda liigniiskust,
mis on takistanud tegelikult siis viljade külvi ja ka viljade kasvu, et ka Prantsusmaal on näiteks talinisude seis jälle 1% võrra vähendatud. Vahepeal ta oli stabiilne, aga praegusel hetkel on siis 63% talinisudest heas või väga heas olukorras võrreldes eelmise aastaga, kui see oli näiteks 95, et see on väga suur erinevus. Ja praegu nähaksegi, et ikkagi Euroopast just nendest suurtest riikidest nagu Prantsusmaa ja Saksamaa, sealt tuleb vähem nisu, et Prantsusmaa prognoos on lausa 5 miljonit tonni vähem kui eelmisel aastal. Saksamaalt samamoodi vähem ja kui kogu Euroopa kokku võtta ja sinna juurde ka Inglismaa, kus samamoodi on palju vett, liiga palju vett, siis kokkuvõttes Euroopast prognoositakse 7 miljonit tonni nisu vähem kui eelmisel aastal ja see on päris suur number. Meie piirkond siin Läti, Leedu, Poola on praegu heas olukorras ja seal on põllud väga ilusad. Meil on väga kuiv olnud, siin-seal on tulnud sademeid ja kui me vaatame nüüd ilmakaardi ettepoole, siis me näeme, et kui Prantsusmaal natukene lubab siin lähiajal paremaks minna, natuke kuivemaks, siis meile lubatakse nüüd siin võib-olla natukene rohkem niiskust meile siin Skandinaavias, ega näiteks ka Rootsis on olnud väga kuiv. Nad küll siin paar päeva tagasi said sademeid, aga nad samamoodi võitlevad selle põuaga hetkel. Nii et Euroopas kokkuvõttes ei ole ka kõige parem seis hetkel nisuga. Järgmine suur piirkond on USA, seal käib praegu siis hooga maisikülv ja sojakülv. See on väga oluline, sellepärast et USA on kõige suurem maisikasvataja ja see on väga oluline, kuidas seal see külv läheb. Hetkeseisuga on maisi juba külvatud kuskil selline 90% ja soja kuskil 70%. Ja ilm seal nii-öelda sojale ja maisile on iseenesest väga hea. Nisu siiski ei ole võib-olla kõige paremas olukorras. Samal ajal võrreldes eelmise aastaga jälle väga hästi, et kui me kogu Ameerikat vaatame, siis kuskil 48% USA talinisudest on siis heas või väga heas olukorras. Kui me vaatame nüüd seda Kansase piirkonda, mis on kõige olulisem piirkond nisukasvatuse poolest, siis seal on nüüd ka 2% punkti võrra küll olukord paranenud, kuna on saanud siis see piirkond piisavalt sademeid ja nisu on paremas seisus kui siis võib-olla nädal-kaks tagasi. Ja see natuke nüüd rahustab turgu, et olulised kultuurid, mis seal Ameerikas on enam-vähem okei, võrreldes siis nüüd Euroopa ja Venemaaga. No see on nüüd selge, et tuleb vähem, aga kui palju siis eksportivatest riikidest kokku vähem seda nisu nii-öelda ekspordiks on ja kuidas see mõjutab nii-öelda laojääk, et kui erinevad on laojäägid võrreldes siis eelmise hooajaga võiks nagu olla ja tegelikult üks aspekt on veel, on ju nõudlus, et kas see on täna ärganud ehk et kas ostjad on aktiviseerunud nähes, et siin on probleemid? Just nimelt, et eksportivatest riikidest, kui panna numbrid kõrvuti, siis me näeme, et kuskil 16 miljonit tonni tuleb nisu vähem kui eelmisel aastal. Et eelkõige siis nagu mainitud Venemaalt vähem, Euroopast vähem, aga ka näiteks Ukraina vähendas oma nisusaaki 3 miljoni tonni võrra, et ka sealt tuleb vähem. Natukene rohkem tuleb Austraaliast, Argentiinast, seal on seisud paremad, nii et kokku võttes siis selline 16 miljonit me praegu näeme, et see võib olla vähem kui eelmisel aastal, mis omakorda tähendab, et laoseisud selle prognoosi järgi võiksid olla siis nii-öelda 24. aasta saagi lõpuks globaalselt siis tegelikult madalamad kui eelmisel aastal. Ja kui vaadata ajalugu, ma panin ka siia ühe graafiku ette, siis me oleme kuskil selline 21.–22. aasta laojääkide tasemel siis eksportivates riikides, et no see on päris selline suur langus ühelt poolt on ju, teiselt poolt ei tohi ära unustada tõesti seda nõudlust, et keegi peab ju selle kalli nisu siis ikkagi ostma. Täna importivatel riikidel seda võimekust ei ole, et ka siin viimati oli üks tender Jordaanias, kes ütles, et tõstis käed üles, et ütles, sorry, et sellise hinnaga ta ei ole võimeline ostma nisu. Aafrika riikidel on rahaprobleemid, neil ei ole võimekust täna seda osta ja see muidugi tekitab küsimuse, et nad ootavad, et hinnad ikkagi alla tulevad, et koristussurve tuleb, mingid nisud hakkavad nagunii liikuma, Venemaalt nagunii tuleb nisu eksportida, isegi kui on 10 miljonit tonni vähem, siis Venemaa ekspordib ju tegelikult
kuskil selline 40 miljonit sellegi poolest, et eelmisel aastal oli see kuskil 50 miljoni tonni ringis. Nii et tegelikult ega nisu maailmast pole otsa saanud, see ei tähenda, et kuskil puudu on. Lihtsalt on erinevates regioonides ja näiteks Euroopas siis tuleb ka selle võrra natukene vähem. Aga küsimus on jah nõudluses ja fundamentaalselt tegelikult ikkagi ostjatele on hind lihtsalt kallis. Et nad ootavad ja täna ka, kui näiteks ikkagi tahta müüa, siis on keerulisem. Jah, nüüd selle ilma riski osas, et kuna see risk võib-olla siin suureneb ja Venemaal siin veel 2 nädala jooksul mingit vihma praegu näha ei ole, et võib-olla ka ostjad ärkavad, aga ütleme, et seda me näeme siis siin lähinädalatel, mis siin saama hakkab. Eks see sõltub nende kannatusest, aga suures pildis paneb raha selle asja paika, et kui see raha ei ole, siis sa ei saagi osta. Nii lihtne ongi. Täpselt nii. Aga kuidas meil siis Tootsiga pilt on? No Tootsi põldude osas on nüüd olukord selline, et osad põllud said vihma, aga näiteks taliraps ei ole saanud vihma siiamaani ja tegelikult teised on ka saanud nagu vähem, aga võib-olla taliraps on kõige rohkem sellest kuumast pihta saanud, kuna ta on nüüd õitsenud ära oluliselt kiiremini, kui ta tegelikult võiks ideaalis, mis juba on saagikusele kindlasti oma põntsu andnud. Seetõttu, kui me viimati vaatasime talirapsi saagikust, siis meil oli see eesmärk 3,5. Praegusel hetkel peab ikkagi vähendama sinna 2,5 kanti, mis omakorda tähendab seda, et ka tuluprognoos ju väheneb, nii et aga praegusel hetkel siiski ei ole miinuses, aga ega seal plussi ka väga palju järgi ei ole jäänud, nii et taliraps see aasta rahakultuur kindlasti ei ole kahjuks. Aga midagi teha pole ja see muidugi määrab ära ka selle, et rapsi ei saa ka praegu fikseerida, vähemalt ei julge seda teha, sest et pagan teab, kaua see põud kestab, sest et kui ta ikkagi kestab veel pikemalt, siis võib-olla peab seda prognoosi veel vähendama, nii et selles mõttes mina hetkel ei saa küll soovitada talirapsi Tootsil vähemalt fikseerida. Rapsiga ootame ühe sõnaga. Rapsiga kindlasti peab ootama, et mis võib-olla on paremas seisus on Tallinnisu. Tallinnisu on saanud natuke vihma, mitte küll palju, aga vähemalt nii palju, et ta ei ole siin kollane ja loodetavasti ikkagi lähinädala 2 jooksul tuleb veel sademeid, mis aitab siis ikkagi seda olukorda nagu hoida ja hernekaera osas on ka veel vara, hetkel on nad suhteliselt ilusad, nii et seal ei oska midagi lisada. Aga kui nüüd kuulata sinu juttu hindade osas ja importivate riikide võimekuse osas seda siis osta, siis ma teeks väikese fikseeringu ikkagi siin nisule. Et odraga on ka selline, et kuna oder saab kõige varem reeglina valmis, siis ma kardan, et ta võib olla veel selline põua mõju all, aga eks see näha ole. Nii et võib-olla nisu selline 25, võib-olla 50 tonni isegi võiks veel fikseerida, kuigi me oleme nisu päris palju ikkagi fikseerinud ka, aga ettevaatlikult praegu edasi läheks selle poolega. Kuna nisu hind on ikka tegelikult kõrge, ka ajalooliselt kõrge, siis ma paneks ka nisu siin midagi ikka kinni. Et otsustame, et paneme nisu siis. Ja, nisu paneme, et ma natuke veel mõtlen, kas 25 või 50, aga midagi kindlasti. Praegu hetkel keskmine hind Tootsil nisul on siis 194 muugal, kui loomulikult päevahind vaadata, siis on see oluliselt madalam kui tänane päevahind. Samas, kui vaadata seda, et kõige madalamal momendil oli hind 174 ja kui vaadata, et keskmine 194, siis ei ole tegelikult paha. Ja kui vaatame tuluprognoosi hetkeseisuga, siis me ikkagi oleme päris korralikus plussis. Loodetavasti tuleb saaki ka ja eks seda lõpuks ikkagi on näha peale koristust, mis olid need kogukulud ja milline see tulu saab olema. Nii et ja oleme oma eesmärkide osas, fikseerimise eesmärkide osas ka enam-vähem nii-öelda plaanipärases kohas, et natukene võib-olla oleme ees, aga samas mitte ka liiga palju. Nii et ma arvan, et hetkeseisuga võib öelda, et kõik on okei. Kuskil, ma ise arvan seda, et me oleme enam-vähem sellise 50% peal kogu eesmärgist. No see oli meil ka mõte, et kuskil 50% enne saagi koristust siis nii-öelda meie headest prognoosidest siis panna kinni, aga odrast nüüd juttu ei olnud, et mis me odraga teeme? No odra osas tegelikult prognoos tänasel hetkel näitab, et võiks selline midagi veel panna, samas on meil siin aega veel minna ka, võime ka odrast väikse sutsu teha. Seal võiks muidu iseenesest, hind on ka seal 190 piirimail, eks ole, et
no vaatame, mis see turg siin teeb, et võib-olla ütleme nii, et paneks endale ka, et kui sinna 199 või 200-ni läheb, et noh, siis paneme kindlasti on ju, et vaatame lähipäevadel, kuidas selle odraga nagu on. Aga paneme sellise eesmärgi odra osas, et juhul kui odra hind tõuseb siin, noh, ütleme 198, 200, et siis paneme ka odrale midagi lukku, olgu see päev, milline ta siis parasjagu oleks. Jah, täiesti nõus, et võtame selle mõtte, sest odra puhul enne mul jäi rääkimata. Otra sellel aastal tegelikult praegu prognooside kohaselt tuleb rohkem, sest otra on külvatud rohkem ja näiteks Hispaania, kes on väga suur odrakasvataja, kes eelmisel aastal ebaõnnestus, seal oli väga palav, siis sellel aastal on seal olukord väga hea. Nii et näiteks otra tuleb juba globaalselt kuskil selline 8 miljonit tonni rohkem ja Hispaaniast tuleb 5 miljonit tonni otra rohkem, nii et näiteks sellel aastal meil tekib odra ekspordiga võib-olla väike selline raske moment, et kuhu seda siis nagu saata, et aga noh, vaatame, et praegu on veel vara rääkida, aga siiski, et üks selline importiv riik odra osas on täna nagu selline küsimärgi all. Ehk et ta ootab. Ehk ta ootab jah, noh, kuna lihtsalt mais, mida tuleb ka maailmast rohkem, on nii palju soodsam ja seetõttu mais kalkuleerib lihtsalt paremini kui oder praegu nendele, kes siis seda tarbivad. Ehk et siit väike märk sellest, et kuigi nisu tuleb vähem, siis alternatiive tegelikult vähemalt sööda mõistes on. Ja. Nii et selle koha pealt võiks öelda, et kogu saaki vaadates, kui me vaatame kõiki kultuure, siis mingit suurt katastroofi hetkel ei ole. Absoluutselt, noh, näiteks ka söödanisu puhul, et kellel ikkagi söödanisu ei kalkuleeri, ta kasutabki maisi, et maisi tuleb rohkem, maisi on piisavalt ja siis kalkuleerib lihtsalt mais paremini, et maisi hind nüüd ei ole ka rohkem langenud, et kuna, aga ta ei ole ka tõusnud, sest mais on nii-öelda sõidab selle nisu tõusuga natukene selles tuules ja on püsima jäänud, et seetõttu mais on söödatootjatele globaalselt nagu väga hea alternatiiv. Nii et on mida jälgida ja vaatame siis, mida aeg toob. Just. Sellega tänaseks lõpetame. Kohtumiseni. Kohtumiseni.